Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Täna mõtiskleme selle üle, kuidas Jeesus tervendab kaks pimedat meest ja milline on nende reaktsioon sellele imele. Kuid alul loeme Mattuse evangeeliumi 9. peatüki salmidest 27. kuni 31. salmini ja saame ülevaate sellest sündmusest. Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat kisendades: Taaveti poeg, halasta meie peale. Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde ja Jeesus küsis neilt: kas te usute, et mina võin seda teha? Nemad ütlesid talle: jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: teile sündigu teie usku mööda. Ja nende silmad avanesid ja Jeesus hoiatas neid: vaadake, et keegi sellest teada ei saaks. Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu sellel maal. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kuuldud episood Jeesuse elust on väga lühike. Kõik algab sellest, et kaks pimedat meest kuulevad Jeesusest ja hüüavad keset tänavamelu: Taaveti poeg, halasta meie peale. Esimene tähelepanek ongi see, et füüsiline nägemine ei taga alati vaimulikku nägemist. Kaasajal me näeme rohkem kui kunagi varem. Meid ümbritseb ekraanide meri, telefonid ja arvutid on täis pilte, kuid küsimus on selles, kas me näeme ka tõde. Need pimedad hüüdsid: Taaveti poeg, halasta meie peale. See oli meeleheitlik ja avalik hüüe. Kuid Jeesuse hüüdmine Taaveti pojaks ei olnud kuidagi juhuslik. Sellist väljendust kasutati vaid oodatava messia kohta. Kuid toona usuti, et kui messias tuleb, siis ta sooritab ka riigipöörde ja vabastab rahva roomlastike alt. Aga teda saadavad ka tervenemise imeteod. Niisiis oli siin kombinatsioon ühest ja teisest. Aga võimude jaoks oli see äärmiselt ohtlik hüüe siiski. Kuid pimedate jaoks väljendas see hüüe igatsust tervenemise ja füüsilise nägemise järele. Nad tulid nagu kerjused kuninga ette. Neil polnud midagi talle pakkuda peale lootuse ja usu, et ta võib neid aidata. Jeesus ei reageeri sellele hüüdele kohe. Ta suunab selle palve esitajad tänavalt nii-öelda kodusesse miljöösse. Pimedad ei anna alla, nad järgnevad talle. Ja kujutlegem, kui raske oli neil pimedatena Jeesusele järgneda. Ainukeseks orientiiriks sai olla rahvahulga sumin, mis Jeesus saatis. Vahel oleme meiegi otsijad, kes ei näe kogu teed, kuid me oleme siiski otsustanud seda, kes meid on oma ligioluga kõnetas, järgida. Usu olemus ei võimalda enne liikuma hakkamist kõiki vastuseid ja kõiki olukordi ette näha. Usk on usaldus selle vastu, kellesse me usume. Majja jõudes esitab Jeesus pimedatele küsimuse, mis on kogu selle loo tuum. Kas te usute, et mina võin seda teha? Ta ei küsi neilt, kas nad on piisavalt head või kas nad pühakirjast aru saavad, vaid ta küsib neilt, kas nad usaldavad teda neid piinavas konkreetses küsimuses. Uues testamendis on usk isiklik suhe reaalsusesse. See tähendab sügavat usaldust. See ei ole maagiline mõtlemine. Pimedad vastasid aga lihtsalt jah, issand. See polnud
mingi pikk teoloogiline selgitus, vaid lihtne usaldus. Nende usk polnud valuuta, mida tervise vastu vahetada, vaid uks, mis avas nende elus Jumala sekkumise võimaluse. Ja nüüd tuleb selle loo kõige intrigeerivam osa. Meeste silmad avanevad ja Jeesus annab neile range, lausa karmi hoiatuse. Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks. Tahtmatult tekib küsimus, aga miks? Miks selline hoiatus? Teoloogid nimetavad seda messiaanlikuks saladuseks. Jeesus ei tulnud lihtsalt füüsilist tervist tooma, ta ei tulnud ka odavaid poliitilisi lahendusi pakkuma. Odav populism on sügavate muutuste vaenlane. On kogemusi, mis vajavad selleks, et nad muutuksid meie elu muutvaks väeks, muutuksid meie olemuseks. Nad vajavad vaimus juurdumist. Nii nagu seeme peab kõigepealt mulda langema, kuni ta üksinduses idanema hakkab ja valguse poole pürgima hakkab. Nii on ka meiega. Meie aga ootaksime imesid, aga me ei taha meie enda elu tegelikku muutust. Ja sellepärast Jeesus ütlebki nendele meestele ja ka meile, vaadake, et keegi sellest teada ei saaks. Aga mis tegelikult juhtus? Äsja nägijaks saanud mehed eiravad seda vaikimise korraldust esimesel võimalusel. Nende rõõm füüsilisest nägemisest oli nii suur, et nad ei suutnud vaikida. Nad levitasid juttu oma tervenemisest ja Jeesusest kogu maal. Neil on kergem kogeda Jumala puudutust kui kuuletuda. Küllap tunneme meiegi siin ennast ära. Vaimuliku juurdumise asemel paiskame kõik, mida oleme Jumalaga kogenud kohe avalikkusesse. Kuid on asju ja sügavaid vaimulikke elamusi, mis vajavad settimiseks ja vilja kandmiseks aega. Tänane evangeelium meenutas meile 3 asja. Esiteks, isegi pimeduses ja raskustes võib sündida sügavam vaimulik nägemine. Teiseks, palve ei too alati kohest vastust, vaid vahel Jeesus juhib meid kotta, kus ta tegeleb meiega eraldi. Ja kolmandaks, tõeline usaldus muudab meid, kuid tõeline tarkus teab, millal oma kogemustest rääkida ja millal mitte. Ja sõber, soovin sulle nii füüsilist kui vaimset nägemist ning tarkust hoida olulisi asju oma südames, kuni tuleb aeg neid avalikustada. Palvetagem. Issand, sa tunned meie südant ja usku. Anna meile kannatlikkus seda, mida näeme ja kogeme, õigesti kanda. Kinnita meie usku, tervenda ja täida meid tarkusega. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.